Tere tulemast taas kuulama ja jälgima kolmandat osa Vana Testamendi väikeste prohvetite sarjast. Ja täna me võtame vaatluse alla piiblikaanoni kolmanda prohveti väikeste prohvetite seast, kelleks on siis Aamos. Milline on prohvet Aamose raamatu sõnum? Kohe vaatame. Prohvet Aamos võitleb Iisraeli Jumala nimel õiglase ja inimsõbraliku ühiskonna eest. Vaeste ja viletsate olukord oli nii drastiliselt halvenenud, et temaga algab kirjaprohvetite terav riigi, ühiskonna ja kultuse kriitika. Kuid vaatleme jälle kohe, milline on Aamose ajalooline ja religioosne taust. Aamose raamat algab Jumala kohtumõistmisega pagana rahvaste üle ja esimene kohtusõna käib kohe Damaskuse kohta, kus Süüria kuningas Hazael oli laiendamas sõjalisel teel oma valdusi Iisraeli aladel. Ja seda eriti julmal ja võikal viisil. Nende karistuseks oli Damaskuse langemine ja vallutamine Assüüria poolt aastatel 732 enne Kristust ja Süüria rahvas viidi ära pagendusse. Teine kohtusõna käis Assa ehk siis Gaza ehk filistite kohta, kelle teod iisraellaste vastu olid lausa halastamatud. Vallutatud linnade elanikud müüdi orjadeks teistele rahvastele. Ka neid tabab karistus ja Assa langeb Assüüria käe läbi ja siis juba aastal 734 enne Kristust. Kolmas kohtusõna käis Tüürose kohta, kes oli lepingu suhtes Iisraeliga, kuid rikkus seda ja müüs Iisraeli rahva liikmeid Edomile orjadeks. Nende karistuseks oli tribuudi maksmine Assüüriale. Neljas kohtusõnum oli Edomile, kelles nähti vennasrahvast, aga kes hakkas Iisraelit ründavate Assüüria vägede aitajateks. Karistuseks vallutas Edomi Juuda kuningas Amasja. Viies kohtusõna oli Ammoni kohta, kes oma maavalduste suurendamise eesmärgil hävitas Iisraeli rahvast, püüdes neid rahvusena välja suretada, lõigates lõhki isegi rasedaid naisi. Nende karistuseks oli küüditamine assüürlaste poolt. Kuues kohtusõna oli Moabi vastu, kelle valitsejad käisid häbistavalt ringi Edomi kuninga surnukehaga. Kuid paraku ei pääsenud kohtukuulutusest ka Iisrael ega Juuda. Peale kohtukuulutust annab Jumal aga Aamosele 4 nägemust Iisraeli hävingust, kuna riigis oli hakanud kasvama ebajumalateenistus, ahnus ja ühiskondlik ebavõrdsus. Riigijuhtimise kohta ei ütle Aamos midagi, vaid suunab oma sõnumi ühiskondlike ja religioossete eksimuste vastu. Aamos maalib oma sõnumitega meile oma tegutsemisajast ja tollasest Iisraeli ja Juudamaa kultuurist üsnagi täpse pildi. Tekkinud oli 2 ühiskondlikku klassi, vaesed ja rikkad. Vaesed olid rõhutud ja neid müüdi orjadeks. Rikkad elasid uhketes elamutes, nautides piduroogasid ja võides endid väärtuslike õlidega. Naised lasid endid oma isandatel teenida. Õiglus puudus ja õigust võis altkäemaksu eest osta. Religioosselt oli Iisrael naaberrahvaste eeskujul langenud ebajumalateenistusse ja seetõttu vajas jumalateenistus reforme. Aamose kuulutuses kõlabki Jumala põlgus kõige selle vastu. Nii annab Aamos karmi hinnangu sellisele religioossele korratusele ja ebaõiglasele sotsiaalsele olukorrana. Ning ilmse selgusega kuulutab prohvet Aamos riigi hävingut ja rahva pagendamist. Niisiis ei unusta Jumal Juuda ja Iisraeli ülekohtust eluviisi naaberrahvaste sõjakuritegude kõrvale.
Kuigi Iisrael on välja valitud kõigi rahvaste seast, ei saa ta arvata, et Jumal nuhtleb ainult paganrahvaid. Issanda päev toob vältimatu ja õiglase kohtu kõigile. Kuid vaatleme veel Aamose isikut ja tema, mida me tema kohta teame. Nimi Aamos tähendab heebrea keeles Jumal on kandnud, kuid omab ka teist tähendust, milleks on koormatud, rõhutud, koormakandja või ka enda peale võtja. Aamos oli pärit Tekoast, mis asub Juudamaal 10 kilomeetrit Betlemmast ja 16 kilomeetrit Jeruusalemmast lõuna poole. On tõenäoline, et ta ei pidanud mitte ainult lihtsalt karjasametit, vaid oli karjakasvatuse juht ja selle omanik. Selle kõrval tegeles ta ka metsfiigipuude kasvatamisega. Kuigi ta oli pärit lõunast ehk Juudast, jäi tema tegutsemispiirkond siiski Põhjariiki ehk Iisraeli. Ja Aamos astub üles ajal, mil Juudamaal valitseb kuningas Ussia, kes valitses omakorda siis 767 kuni 740 enne Kristust ja Iisraelis aga Joasa poeg Jerobeam II aastatel 782 kuni 753 enne Kristust. Ja seda 2 aastat enne maavärinat, mida me loeme Aamose 1. peatüki 1. salmist. Seega võime 2 nimetatud kuninga valitsemisaastate abil öelda, et Aamos võis tegutseda aastatel umbes 760 enne Kristust. Kuigi maavärin, mida seal on nimetatud, selle maavärina täpne aeg ei ole üheselt selge, siis kohtukujutus, millest Aamose 8. peatükk ja 9. salm räägib, võib olla päikesevarjutus, mis leidis aset astronoomiliste arvutuste järgi 15. juunil 763 enne Kristust. Kuigi Aamos ütleb, et ta ei ole elukutseline prohvet, kellelt valitsejad käisid nõu küsimas, näiteks 1. kuninga raamatust me võime lugeda 22. peatükist, ega ka prohvet jünger, nagu näiteks olid olemas need Eelial ja Eliisal. Aamos ütleb enda kohta pelgalt, et ta on prohvet Jumala kutsel. Seda me loeme Aamose 7. peatükist 15. salmis. Kuid vaatleme korraks, kuidas jaotub Aamose raamat. Piibliuurijad jaotavad Aamose raamatu enamasti 5 osaks. Esimene on sissejuhatus, see võtab enda alla peatükid 1, 1. ja 2. salmi. Teine osa on kohtukuulutused Iisraeli naaberrahvastele, 1. peatüki 3. salm, kuni 2. peatüki 16. salmini. 3. osas kõlavad aga kohtukuulutused ka Juuda ja Iisraeli kohta, see on Aamose 3. peatüki 1. kuni 6. peatüki 14. salmini. 4. osa hõlmab Aamose 4 nägemust ja ennustust vaimulikust näljast Jumala sõna järele, võttes enda alla siis 7. peatüki 1. kuni 9. peatüki 10. salmini. 5. aga on päästetõotused ja raamat lõpeb Taaveti langenud koja ülesehitamise tõotusega. Aamose 9, 11 kuni 15. Kuid mis oli Aamose raamatu sõnum tolleaegsele rahvale? Aamos kõneleb Jumala nimel kõigile rahvastele, seega mitte ainult välja valitud Iisraelile. Jumal kutsus Aamost isiklikult ja kõnetas temaga nägemustes. Saanud nende kohtumiste järel taevase vaatenurga maailma ja inimeste mõistmiseks, sai prohvet hakata kuulutama talle ilmutatud sõnumeid. Looja Jumal on kõigi rahvaste valitseja ja kohtumõistja. Sõjakuriteod, mis pannakse toime rahvaste vahel, ja riigisisene vaeste ekspluateerimine ning ebajumala teenistus ei jäta Jumalat ükskõikseks.
Jumal reageerib igasugusele ülekohtule, näidates sellega, et tema karistuse alla lähevad kõik, kelle poolt see on toime pandud. Jumal ütleb, ma tunnustan teid, ainult teid kõigist maa suguvõsadest. Seepärast karistan ma teid kõigi teie süütegude pärast. Aamose 3. peatükk, 2. salm. Iisraeli rahvas teadis endal olevat Jumala ees erilisi eesõigusi, aga seetõttu oli välja valitud rahvas kahekordselt süüdi õigluse ignoreerimise pärast. Aga siiski kõlab peale kohtuotsust taas päästetõotus, mil Jumal ise oma rahva jalule aitab ja uuele päästele juhib. Kuid milline on siis Aamose sõnum tänapäeva inimestele? Aamose raamatu aegumatud sõnumid on inimväärikus ja sotsiaalne õiglus. Me oleme palju kuulnud sõjakuritegudest. Olgu selleks elanike massiline hävitamine, küüditamised, piinamised või muud taolised kuriteod. Need ei ole tänapäevalgi kuhugi kadunud. Olgugi, et väga paljud riigid on tänaseks liitunud rahvusvahelise humanitaarõigusega ja ka Genfi konventsiooniga, mis paneb kohustused sõjalises konfliktis osalevatele pooltele ja nende kätte vangi langenud või teineteise jaoks vaenupool olevate tsiviilelanike õigustele, rikutakse neid siiski. Ka riikide ülesed seadused ei suuda ohjata neid kuritegusid, mis saavad osaks vangi langenutele või sõjast osavõtjatele inimestele. Vene kirjanik Fjodor Dostojevski on öelnud, et kui usku surmajärgsesse ellu ei ole, siis kõik on lubatud. Me võime ainult oletada, et ka Iisraeli naabrid mõtlesid niimoodi, sest mingit halastust nad sõjas oma vastaste vastu üles ei näidanud. Sellised julmad sõjalised meetodid on kandunud läbi ajaloo tänapäeva. Inimelu kaotab sõjasituatsioonis tihti tavapärase väärtuse, kuid õnneks ei jääd need Jumalale märkamata. Inimelu kaotab sõjasituatsioonis tihti tavapärase väärtuse. Jumal reageerib sellele. Selline julmus ei jää karistuseta. Karistus tuleb, kuid see peab tulema Jumala poolt ja tema poolt määratud ajal. Nii näitab Jumal prohvet Aamose kaudu, et Jumal ise on kogu maailma ja kogu rahvaste kohtumõistja. Teine raskuspunkt, mis vägagi aktuaalne on ka tänapäeval, on sotsiaalne ebaõiglus. Rikkus ja vaesus, ühe huvigrupi meelevald teise üle, rahavõim seadusest üle, kus ekspluateeritakse sotsiaalseid nõrgemaid ja nii edasi. Neid näiteid on palju, kuid oluline on see, mida Aamos meile oma raamatuga ühemõtteliselt öelda tahab. Jumal ootab meilt õiglust, ausust, õigust üksteise suhtes igal ajal. Olgu see mõte ka meie kõigi meeleparanduslikes hoiakutes, tuues esile Jumala tahte. Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi. Aamose 5:24. Ja siin on mõned võtmesalmid, mida oleks hea Aamose raamatust meelde jätta, mida oleks hea teada. Esimese me loeme Aamose 5. peatükis 6. esimese poole salmi. Otsige Issandat, et te jääksite elama. Teine on Aamose 8:11. salm. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand Jumal, mil ma saadan maale nälja. Nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõna kuulamise järele. Ja taas on teil võimalus nüüd arutleda kuuldu üle
ja siin on teile abiks mõned küsimused, millele te võite ka nüüd vastused leida.